Hei, toredat esmaspäeva sulle. Tänane teema on selline provokatiivne teema. Kas sa tahad olla meeldiv või sa tahad olla edukas? Mina kuulsin konkreetselt sellist nii-öelda provokatiivset lauset ühe ingliskeelse tegelase käest, kes siis rääkis oma mentori suhtest ja kuidas siis tema on nii-öelda rikkuse saavutanud. Ja tema mentor esitas küsimuse, do you want to be likable or you want to be rich? Ja ma selles suhtes, et mina täna otseselt ei rääki siin rahalisest jõukusest, aga need on kindlasti omavahel seotud. Niisiis, kas sa tahad olla meeldiv või sa tahad olla edukas? Ma tegelikult olen veendumusel, et me ei pea valima emba kumba, aga sellegipoolest oma elust paar näidet, mis ehk panevad sind pisut teistmoodi mõtlema ja rohkem ennast väärtustavamalt käituma. Mina olen üldiselt olnud seda sorti inimene, kes pigem teeb teistele teeneid, kui iseenda eest hoolt kannab. Jah, viimaste aastatega, tõsi küll, olen ma eneseväärtustamise kallal tööd teinud ja proovinud siis leida kompromisse, mis kõikidele osapooltele siis sobivad. Aga alati on nii, et keegi peab jääma nii-öelda rohkem mossis näoga sellesse olukorda, kui nii-öelda pehmelt öelda. Paar aastat tagasi rääkisin ühe sõbraga ja ta rääkis mulle, me rääkisime rahalisest edukusest ja kuidas ikkagi elus paremini hakkama saada ja nii edasi. Ja ta rääkis oma olukorrast. Ja üks musterkäitumine, mis tema olukorrast välja tuli, oli see, et ma teen kõike teiste jaoks. Aga ma käisin seal, aitasin teda, ma ei tea, ehitustöödel. Ma käisin seal, tegin seda, aitasin tal, ma ei tea, kodus korda pidada, mida iganes. Tegemist oli meesterahvaga. Ja kogu aeg oli, ma aitasin. Ja teine lause, mis ta sellest jutust läbi käis kogu aeg, oli see, et küll mina ka ükskord saan. Küll ma ükskord saan. Ja sealt tuleb see muster uskumus, et kui ma teen teistele head, siis ma saan ka vastu. Ja kahtlemata saad sa vastu, aga sa saad vastu head. Aga headus alati ei toida meie nii-öelda siis heaolu elus, ütleme siis selles mõttes, kui me räägime materiaalsest heaolust ja elukvaliteedist, eks. Me võime olla väga head inimesed teiste vastu, neid aidata ja nii edasi, aga kui me jätame pidevalt enda materiaalse poole tahaplaanile, siis me saame vastu küll headust, sa saad seda, mida sa annad, eks, aga sa ei saa võib-olla materiaalset heaolu ja sa ikkagi oled oma elus nii-öelda rahulolematus olukorras. Teine näide. Praegu on meil käimas kinnisvaraarendus. Tegelikult me veel ei arenda, me veel ei ehita, aga ütleme siis protsessid sinna suunas. Alles ostsime ühe objekti, kuhu siis arendust peale teha. Ja meie naabriks on üsnagi edukas šveitslasest ärimees. Ja ärimees tahtis ise saada seda krunti, mille me siis ostsime, kuhu peale on plaanis arendust teha. Nii. Ja kuna temal olid rahavoo probleemid, mis olid tingitud siis koroonasündmustest, siis tema õigel ajal ei saanud osta seda krunti. Ja nüüd ta kirjutab meile ja nüüd ta töötleb meid ja oi, kuidas ta vajutab mu nuppudele. Ja minus tahab täpselt samamoodi üles tulla see hea inimene. Ja ma tahan, et sina ka võidaksid, ma tahaks, et kõik oleks hästi ja ma teen seda selle nimel. Ta rõhub sellele, et ma tahan, et mul oleks naabritega head suhted. Ja kas sina oled looduse armastav või ei ole ja ta vajutab sellistele väga emotsionaalsetele nuppudele. Niisiis, see on strateegia, kuidas tema tahab saada oma ärilisi tulemusi, eks. Aga need on emotsioonid, millele tihti head inimesed annavad järgi, sellepärast, et me ei taha seda pingelist olukorda meie vahele. Ma ei taha naabrist mööda käia sellise näoga, et meil on see teema õhus, on. Ja mis ma kaldun tahtma teha, on see, et ma annan järgi. Ma annan nii, et meie võidame nii-öelda, mitte nii hästi kui saaks võib-olla, ja tema võidab ka. Aga tegelikkus on see, et ma sõidan siis üle iseendast, oma plaanidest, oma nägemustest ja nii edasi. Vaat see on see koht, kus tuleb leida kas siis kompromiss või siis iseendale õiglane käitumine. Sellepärast, et alati ei saa võita ja teinekord ongi nii, et mingis olukorras on teine pool see, kes nii-öelda jääbki siis sellesse negatiivse emotsiooni ja ta võib-olla lükkab kõik sinu kaela,
tegelikult ei ole mina kuidagimoodi süüdi, et see ärimees sellel hetkel, kui tal oli see võimalus, seda tehingut ära ei teinud, eks. Ja selle näitel ma tahangi sulle öelda, kas sa tahad olla meeldiv või sa tahad olla edukas. Kui on võimalik, leia kompromiss niimoodi, et mõlemad osapooled, rääkige rahulikult ja nii edasi. Meie ka endiselt püüame naabriga häid suhteid hoida. Aga pea meeles, sina oled oluline, sinu visioon on oluline ja alati ei saa, nagu ka oma last kasvatad, ma ei taha olla karm, ma ei taha olla tema vastu nõudlik ja nii edasi. Talle ei meeldi see võib-olla jätab tema hinge sellise hapu tunde, onju. Aga ma teen seda selleks, et tema elu oleks ka kunagi hea ja heal järel ja ta oleks tubli ja saaks elus hästi hakkama, eks. Et alati sellel hetkel ei lõppe kõik hästi ja alati me ei saa olla meeldivad selleks, et tuua neid tulemusi, mis võiks kõikidele osapooltele olla meeldivad. Nii et vaata üle jällegi ennast väärtustav käitumine ja kohtume järgmisel nädalal uute mõtetega. Tšau!